Õhtu on veel noor, sestap otsime täna veel ühe seikluse. Ei asi on selles, et me ei saanud, me lihtsalt ei läinud. Tõmbasime otsa ringi, me otsustasime lihtsalt, kuna meil olid lapsed peale, meil ei olnud vett ja õhtu ja... No need on ainult korraks alguses, need võtsid läbi ja siis oli valet seal... Aga vaata, kui sa nüüd teiselt poolt tuled, siis just oodata seda. Nüüd võib juhtuda nii, et võib-olla läheb nii emarat, et me joome sealt nii kurdi suurte prosektoritega tuleme nüüd. Nii see on nii kaua aeg. Skillu praegu. Kuus. Ma ei tea. Paar tundi ka. No pakun paar tundi, jah. Päike loojub kuskil 8 läbi. Nii. Siit saaks tulla, mööda seda teed on ju. No seda ma ütlesin enne kohta. See on kellegi aed siin. See on nii suvaliselt, kui see juba nagu jõuab. Ei, no aga siis saab ilusti siit poolt ka sisse tulla. Mööda seda teed. Käi vaidlus ja minu... Sinu pärast, aga mis see on? Mis need on? Siit saab läbi kuskilt ka meelde tule. Vaata, me eelmine aasta jõudsime kuskile mere äärde välja. Me jõudsime, jah, siin on see metsateed. Hotspoti siin panna, või saad ise panna? No, siin ei ole netti ju. Su hotspoti nimi on Võimjaa või? Ei ole, see on koduinternet. Ma ei tiina. Ma läksin ruuteri peale närvi. 1915 aastal alustati Suure väina kaitseks mõeldud patarei rajamist Võiküla ja Rässa vahele. Patarei rajati varem valmis ehitatud 6-tollise rannakaitsepatarei lähedale. Patareide number 32 ja 36 ehitamiseks ja varustamiseks rajati 4,5 kilomeetri pikkune munakivitee ja siin lähedal asub ka samaks otstarbeks rajatud raudteetamm. Patarei koosnes 5-10-tollisest Turlatcher tüüpi suurtükist. Suurtükke kaitses 400 meetri pikkune 15 meetri kõrgune ja 25 meetri laiune käsitsi mereliivast kuhjatud eesvall. Valli peale kindlustati iga kahuri eest 30 cm paksuse betoonplaadiga. Ei, kas see sisse kuulda seda? Ma ei kujuta ette. Ma ei tea, kas sisse saab või ei saa või see on nii ära varisenud, et siin pole enam midagi. Kas keegi siin all on käinud? Mine Rooma sulle. Räägi meile üks hästi põnev lugu selle koha kohta. Mõtle välja meile. Need taktised olid tohutu kiirusel on ju tulemas ja siis Eesti alad oleks ka pea varsti langemas neile. Ja siis venelatel läks liiga kaua, et oma laevastik Tallinnast välja tuua. Ja mida sakslased tegid olid, et lihtsalt mineerisid terve tee Tallinnast Leningradi ära ja siis põhimõtteliselt terve see laevastik kustas. Ja siis hiljem see laevastiku see kindral, ta jäi ellu, kuigi ta lendas üle parda ühest miilist. Ja siis ta lasti maha, sest vähest. Et imelik on see, et mingi tüüp põõsast filmib lihtsalt. See on esimest maailma seast üks sõdur vaid. Siin on see rannakaitsepatarei sellest ajast. Kas see on eestlast ehitatud või venelast ehitatud? Saari Venemaa. Saari Venemaa. Ennast ei saa. Euroopa Liidu poolt. Ja tegelikult see on kelle poolt? Euroopa Liidu ehitas selle. Näha on ju lipp on peal. No peal ju. Õige ladne. Lõiguse näha olla, kuidas vaid. Järgmine tuleb maksemat betooni. Aga siin võib-olla on muidugi vabalt meil koopa. Tegelikult siin on üks teine ka veel, kui nagu siia on natukene kuskile metsa vahel ronida. Aga sa käid siin luusimas või? Ikka paar korda on käinud. Muhukad on agarad karjakasvatajad. Siinsetel karjamaadel leidub igat sorti loomi. Meie külastatud patareide kohta veel nii palju, et 1917 aastal osales Võiküla patarei Muhu tammi kaitsmisel. Võtt. Mine alt läbi.
Muhu tammi kaitsmisel liigutati kahuritorud teise suunda ja puittalusid ei pidanud enam vastu. Hilisemas Saksa sõjalaevadega peetud lahingus sai seetõttu kasutatud vaid betoonalustel seisvaid esimest ja 5. kahurit. Droon on asendamatu vahend, et ees ootava teekonna läbipääsetavust luurata. Siuke mudane on ikka. aga all on kivid olnud ju. All on kivid jah. Siuke jalutuskäiku tee on, et autotee päris ei ole, aga siin läheb levi sitaks. Sealt läheb paremaks. See on autotee või? Muhust eraldab võilaidu madal 300 meetri laiune väin. Võilaiu silm, mille keskel asub Silmasaar. Julgemalt lähevad jälle ees ja abivägi jääb tagalasse. Meist itta jääb Rambakare Neem Muhu poolt ja Silmsäär Laiu poolt. See kivi oli siin, nad läksid sealt vist. Siit praegu ei saa aru. Üks suur kivi oli siin ees. Kurat, kas sa vaata, mis sa see pistab peale? Kaks kivi on, üks on siit kõrgetest näha, teine on siin kõrval kohe. Kas lähed siit poolt või lähed sealt poolt, seal on mingi jäljed, mine sealt poolt siis. Ujume! Vähemasti hetkel inimasutuseta võilaid on nime saanud Muhu vallas asuva Võilküla järgi. Kui kinni jääme, siis jääme. Siin on vints. Tegelikult on see täiesti okei veinamaa. Siin on savannid. Ma tea, põhimõtteliselt teed on lõppenud praegu. Võime sõita, kus iganes tundub, et on võime sõita. Jaa. On see kõrge rohi, mõni kivi. Suur maantee. Rohune maantee. Jäi korjama, ta lähen nagu raudselt.
see jäi lahti. Laiu kõrgus merepinnast küünib kõigest 3,6 meetrini. Tuleb siia poole. Ründavad. Tahad süüa seda? Need päris kive ei söö. Ongi hea, meil ongi vaata autod ära paastada. Aga me ei saa välja tagurdada. Ma lasen korra drooni ka lendu või? No, seda ma pakkusin. Kuhu me sattunud? See on fenomenaalne lihtsalt. Keegi ei ole silti pannud, et eramaa, sest keegi ei oota, et keegi üritab läbi selle seda tulla. Ja nad löövad kabjaga praegu. Ei saaks ikka välja tagurdada. Võilaiul elab suur hulk vabu noorhobuseid. Laiud nad nii lihtsalt Muhumaale siiski ei kappa. Aga võilaiu piires on nad vabad ja kammitsemata. Hobused kuuluvad Tihuse talule. Vaatagi puhta töö. Ma ei teadnud neid. Tõesti palju. Tihuse on Eesti suurim hobuturismi talu, kus tegeletakse nii hobuturismi, hobukasvatuse kui hobumüügiga. Mis on siis riigimaa, kus neid võetakse praegu või? Ma ei imestaks, kui Tihuse toimetab ka hobuteraapiaga. Ja see väide pole mõeldud naljana. Kui palju talu hobuseid omab, on keeruline oletada. Aastal 2007 oli neil väidetavalt üksnes võilaiul uitamas 69 hobust. Aastal 2015 seisuga olevat neil olnud 271 Eesti tõuguhobust, aga eks see aastast aastasse varieerub. On need väga sõjakad ka ju. Ei, nad on muidugi simulikud. Muidugi. Nad katsuvad hambaga, kabjaga ja proovivad maitsevad ja muidugi teistavad. Hetkel pidavad kasvatuses ja aretuses olema 200 Eesti tõuguhobust. Kui paljud neist Tihuse tallides ja kui paljud võilaiul asuvad, on võimatu arvata. Loomade karjatamine loob siin suurepärased tingimused. Euroopas väga ohustatud linnuliigile, kel nimeks niidurüdi. Eestis on neid linde umbes 140 paari. Siis ta laenab kellegilt ka, eks ju, maad. See kelle maa see on, seda ei oska üldse uurima. Mina pakun, et see ei ole kellegi maa. Et see on nagu riigimaa või lihtsalt üks maa. Et see ei kuulu kokku, see on omanikule. Ikka mingi erabusiness hobused, eks siis sa pead seda ikkagi maad. Ongi varem, et näe. Ja hobused tulevad ikka. Kui keegi peaks arvama, et me olime kiired, siis kiiremad hobused. Ei maksa jälleks minna.
Üldiselt ei ole võilaiul erilist asustust täheldatud. Teisalt on siin hulk veidraid varemeid. ära lambult vanu varemeid. Võilaiul Rübjagil olnud laiuvahi või heinamaavahi majake, kus elanud keegi laovi vann. Võilaiul tundub olevat peale Rübjagi teisigi ajutisi või püsivamaid eluasemeid, aga neist pole midagi teada. Varastes kiriku koguduse nimekirjades on võilaiul asuvaiks märgitud ka mõned Rässa ja Simiste vabadikud. Mainitakse ka 18. sajandil elanud vabadikku Samba Seare Peetrit, Rootsi ratsamehe poega. Nimi viitab ehk laiuvahi ametile võilaiu silmas. Aga teda arvatakse ka märgutulede põletajaks Viirelaiul. Märkuseks, et siinsamal kõrval asuvat Viirelaidu autoga külastada pole võimalik. vaatame. ei, see on väärtid. See on täis. Laiuvahi koht võilaiul on siiski ebaselge, sest pole teada, mis ajast laiuvahi, heinamaavahi või laovahi amet siin eksisteeris. Tagasitee läbi Roostiku hämarast tegi pisut murelikuks. Ma ei pea neid üldse panema, mõtlesin näite sulle varmast. Ei, ma panen endal siis, mul on ta olemas. Need on nii kauba tuled. Väga laiali. Okei, tuleb leedi. Masinatel on siiski korralik valgustus. Ragistame tagasi Mäesaadule õhtut veetma. Ma ei tea, mis nüüd... Lihtsalt ma häälesin 3 esimest keelt ära, aga ma ei tea, mis nüüd ülejäänud teevad.